tere! Mina olen Anti. Mina olen Eda. No vot. Ja meil on täna selline plaan, et lugeda teile ette ühest raamatust paar juttu. Aga selle raamatuga on niimoodi, et seda raamatut veel ei olegi olemas. See raamat ise on, no vot, umbes selline näete. Vot selline. Ma kirjutasin siia vihiku sisse selle raamatu. Ja siis ma trükkisin selle raamatu jutud vihikust arvutisse. Ja siis sai nad välja prinditud. Vot, niimoodi. Ja praegu on see raamat omadega nii kaugel, et kunstnik Anne Pikk joonistab temale pilte. Ja kui need pildid ükskord joonistatud saavad, võt alles siis tuleb sellest raamatust päris raamat, mida te saate poestust ja raamatukogust laenata. Ja selle raamatu nimeks saab Anni asjad. Vot nõnda. Ja nüüd tähelepanu. See raamat on väga eriline raamat minu jaoks. Sest et vaadake, võib-olla, kes on minu raamatuid lugenud varem, Anti Saare raamatust, mina olen Anti Saar, jah. See teab, et nendes raamatutes on tegelased alati poisid. Noh, mõned tüdrukud on seal ka olnud, eks. Aga peategelased on alati poisid. Ja need poisid on juba üsnagi suured poisid. No nad on juba koolipoisid või nad hakkavad kooli kohe minema. Ja siis on paar päris suurte inimeste raamatud. No seal on küll mehed ja naised. Aga see selleks. Aga no vot see Anni asjad, see on selline eriline raamat, et seal on peategelaseks hoopis üks tüdruk. Ja see tüdruk ei ole, no ta ei ole veel väga suur. Ta on selline umbes hiida suur. Näita kui pikk sa oled hiida. No vot umbes nii pikk. See tüdruk on umbes, see Anni on umbes 1 meetri ja 1 sentimeetri pikk. Nii et kui nüüd, kallid vaatajad, teie hulgas on selliseid 1 meetri ja 1 sentimeetri pikkuseid õdesid või vendi, siis olge hea, hobige natukene oma toolide ja diivanitega koomale ja tehke neile ruumi, et nemad saaksid ka seda juttu kuulata. Aga ise ärge ära minge sellepärast, et ma arvan, et seda võivad suuremad lapsed ja päris suured inimesed ka kuulata täitsa. Näiteks kui su mõni vanem vend või õde on juba 1 meeter ja 50 sentimeetrit pikk. Või kui ta on isegi näiteks, kui su isa on näiteks 2 meetrit pikk või 4 meetrit pikk, siis ta võib ka ilusasti kuulata seda. Ma arvan. On ju? Kas hakkame lugema? Mis on esimene jutt? Esimese jutu nimi on hoopis saladus. Lähme selle saladuse juttu, eks. Seda raamatut on siiamaani kuulnud ainult Tiida, kes on natuke nagu see Anni sealt raamatust. Ja siis mõned lapsed veel on kuulnud, aga igatahes mitte suugi väga paljud lapsed. Saladus. Ükskord lasteaia hoovis tuli Karolin Anni juurde ja ütles: tule, ma räägin sulle ühe asja. Aitäh. Anni läks Karoliniga vana pirnipuu taha ja seal sosistas Karolin Annile saladuse. Ära kellelegi edasi räägi, ütles Karolin. See on ainult meie saladus. Anni oli väga rõõmus, et Karolin temaga oma saladust jagas. Pool saladust jäi Karolinile, aga pool oli nüüd Anni. Saladus oli põnev ja natuke naljakas. Nii et kui Anni sellele mõtles, hakkas ta omaette itsitama. Mis sa itsitad? Küsis Kaur vetsu järjekorras. Meil on Karoliniga saladus, ütles Anni. Räägi mulle ka, palus Kaur, aga Anni ütles. Ei saa, see on ainult minu ja Karolini saladus. Ära siis räägi, ütles Kaur. Ega mind ei huvita ka, see on nagu nii üks loll saladus. Anni käis vetsus ära, läks Karolini juurde ja rääkis, mida Kaur oli talle öelnud. Kaur on ise loll, kostis Karolin.
ta on lihtsalt kade, et temal sellist saladust ei ole. See on väga hea saladus ja pealegi väga salajane. Ära sa kellelegi räägi. Kas lubad? Luban, ütles Anni. Varsti tuli ema Annile lasteaeda järele. Tead sa mis? Hõikas Anni kohe, kui ema oli ta jalgrattatooli tõstnud. Meil on Karoliniga saladus. Kas tahad teada? Tahaksin küll, aga ma ju ei tohi, ütles ema. Saladusi peab hoidma, muidu need ju polegi saladused. Õhtul läks Anni isa juurde ja tegi kavalat nägu. See on kaval nägu, ei tea? Siuke nägu, jah. Kas sa tead, mis mul on? Küsis ta. Ei tea, ütles isa. Näita. Mul on saladus, ütles Anni. Ja seda ei saa üldsegi näidata. Et saladus, noogutas isa. No siis on teine asi. Siis ma rohkem ei küsi. Aga ta küsis siiski. On see ikka hea saladus? Jaa, väga hea, vastas Anni. Ja väga salajane. Siis korraga tundis Anni, et pisarad tükivad silma. Anni oleks hirmsasti tahtnud saladuse kellelegi välja rääkida. Saladus ise nagu kihenes ja tahtis, et kõik teda teada saaksid. Viimaks tuli aeg magama minna. Anni puges teki alla. Ema laulis talle unelaulu, andis musi ja kustutas tule. Nüüd võttis Anni oma kaisu hundi, kergitas ta kõrva ja sosistas. Kuula hunt, ma räägin sulle nüüd saladuse. Anni teadis, et kaisukad ei räägi ega jäänud sellepärast ka ootama, mida hunt sellest arvab. Aga kui ta oli saladuse hundile edasi andnud, sosistas ta ikkagi. Ja vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi. Isegi Pardile ega Nukule ega Mõmmile. See on ainult sinu ja minu ja Karolini saladus. Siuke lugu. Ma tahan ruudulist kleiti ka. Ruudulist kleiti? Mis loos on ruuduline kleit? Oli küll ühes loos ruuduline kleit. Selline, mis sul seljas on praegu, eks ju? Ruudulist kleiti. Tead sa mis? Loeme... Üks asjasse natuke. Loeme kõigepealt sellise loo nagu Lille Klamber. Ja siis loeme selle loo, kus on ruuduline kleit. Sobib? Teeme niimoodi. Tule natuke siia poole, muidu sa oled kaadrist välja. Nii. Mis Annil veel on? Annil on Lille Klamber. Isa ostis selle ühest suurest poest. Aga Anni ise valis. Klamber on oranži värvi ja selle peal on valge lilleõis. Lilleõis on riidest, sest päris lill närtsiks klambri peal ära. Kui Anni hommikul putru sööma hakkab, paneb isa talle lilleklambri pähe. Klõpsti. Nüüd ei saa Annil süües juuksed pudruseks. Annil on ju pikad juuksed. Ja näita, kui pikad juuksed sul on. Aga me ei saa ju näida. Nad jäävad selja taha, eks ju. Näita niimoodi üle õla. Vaata, juuksed, pikad juuksed. Võt nii. No, Annil on ju pikad juuksed ja ilma klambrita oleksid need kohe pudrutallrikus. Aga juuksed ei tohi pudruseks saada. Muidu on neid pärast väga raske harjata. Muna ja kohukese ja jäätisega on sama lugu. Ainult vesi ei aja juukseid pusasse. Ükskord oligi Annil muna juustesse läinud. Ja kui isa teda harjas, hakkas Anni kisama. Oi, oi, oi! Siis ütles isa. Kannata ära, kes sul käskis muna juustesse ajada? Ja Anni nuttis. Keegi ei käskinud, muna ise läks. No, siis ostis ka Anni, isa Annile lilleklambri. Nüüd ma oleks peaaegu lugenud, et Anni ostis isale lilleklambri. Aga isal ei olnud ju lilleklambri. Sest isal on lühikesed juuksed. No võtta.
järgmine lugu ja viimane lugu on taskud. Annil on palju kleite ja pükse, aga veel rohkem on Annil taskuid. Peaaegu kõikidel kleitidel ja pükstel koguni mitu. Tasku on nagu pisike kott, aga teda ei saa kuskile unustada. Taskud on Anni riiete külge õmmeldud ja käivad temaga igal pool kaasas. Annile meeldivad taskud. Nii hea on nendesse igasuguseid asju panna. Anni kannab taskus komme ja pähkleid ja kuivatatud õunu, kive ja teokarpe, rasvakiite ja kindaid ja igasuguseid asju, mida ta tänavalt leiab. Tule jälle siia panna. Sina ka, igasuguseid asju on sul taskutes alati. Mõnikord on taskud hästi punnis. Kui Anni on ennast vildikatega ära määrinud, peidab ta taskus oma käsi. Ja vahel, kui Anni ei taha, et teda nähtaks, loeks ta ise hea meelega oma taskusse peitu. Aga seda ei saa teha, sest taskud on väiksed, aga Anni on suur. Ja, need on kleitiga õmmeldud. Just, ja Anni ei mahuks kuidagi oma taskusse ära. Eelmisel nädalal lasteaias mängis Anni ühe pisikese hobusega, kellel oli sarv ja kes oli väga armas. Aga siis tuli isa talle järele ja Anni pidi mängu pooleli jätma. Ta oleks nii tahtnud hobusega edasi mängida. Anni jooksis vetsu ja pistis hobuse oma ruudulise kleidi taskusse. Kodus ei tulnud sarvega hobune enam Annile meeldi. Ja järgmisel päeval läks ta lasteaeda hoopis sinise kleidiga, sest ruuduline oli supiga kokku saanud. Laupäeval hakkas ema pesu pesema ja leidis supise kleidi taskust pisikese sarvega hobuse. Kust see siia sai, küsis ema. Sinul, Anni, ju sellist ükssarvikut ei ole. Anni tuli ema juurde. Ema nägu oli päris tõsine. Nüüd oligi Annil selline tunne, et tahaks ise oma taskusse peitu minna. Tal oli häbi. Oi, Anni, ütles ema. Ta oli kõigest ise aru saanud. Lasteaia mänguasju küll koju kaasa võtta ei tohi. Ma tean, piiksatus Anni ja hakkas nutma. Hea küll, ära nutta, rõhutas ema. Kui esmaspäeval lasteaeda lähme, viime ükssarviku tagasi. Esmaspäev jõudis kätte. Ema saatis Anni lasteaeda. Anni tahtis hobuse kohe mängunurka tagasi viia. Aga ema ütles, ei Annike, niimoodi me ikka ei saa. Peame õpetajale ütlema, et ükssarvik oli vahepeal sinu juures kodus. Ma ei julge, sosistas Anni ja mudis taskus hobuse sarve. Ära muretse, ütles ema. Ma tulen sinuga kaasa. Ma ei usu, et tädi Aive pahandab, kui sa kõik ilusasti ära räägid. Ja õpetaja Aive ei pahandanudki Anniga. Tal oli hea meel, et sarvega hobune lasteaeda tagasi jõudis. Teised loomad juba nii igatsesid tema järele. Ükssarvik on neile kõigile väga armas. Õpetaja Aive võttis Annil käest kinni ja nad läksid koos mängunurka. Nüüd oli Annil nii hea ja kerge olla. Vot, see oli selline lugu. Aga nüüd on mul selline palve teile, lapsed. Õigemini, see on isegi väike ülesanne. Nagu ma ütlesin, siis sellel raamatul, mis räägib Anni asjadest, ei ole veel pilte. Ja ma mõtlesin, et äkki ma annan teile sellise ülesande, et te proovite näiteks ise joonistada selle Anni asjade raamatu kaane. Et siis kui kunstnik, kes praegu pilte joonistab, kunstnik Anne, saab äkki nendest piltidest inspiratsiooni. Ta saab neid pilte vaadata, mis te olete joonistanud ja siis võib-olla ta tuleb mõni hea mõte, et mida kasutada seal kaane peal. Te võite joonistada näiteks need asjad, millest me siin juba praegu rääkisime, aga tegelikult te võite joonistada ka näiteks
noh, kui su nimi on näiteks, ütleme, su nimi on näiteks Linda, siis sa võid kirjutada näiteks raamatu pealkirjaks hoopis Linda asjad ja joonistada näiteks hoopis neid asju sinna pildi peale, mis on sinule väga tähtsad. Või kui su nimi on näiteks, no kui sa oled näiteks poisslaps näiteks ja sinu nimi on Artur, siis sa võid kirjutada näiteks raamatu Arturi asjad. Ja kui sa ei viitsi tervet raamatut kirjutada, siis sa joonistad lihtsalt selle raamatu kaanepildi, eks ju. Ja joonistad sinna sellised asjad, mis sulle on tähtsad. Aga sa võid kirjutada ka Anni asjadest ja joonistada Anni asjadest. No, ja sellega ongi kõik. Ma arvan, et meie ülekanne on nüüd lõppenud. Ma soovin teile kõikidele toredat päeva ja toredat karantiini jätku. Lehvitame ka. Nägemist.